Lameco autohooldus on eriti vaakgrupi sõidukite hooldusel ja remondil tuntud tegija. Pikalt resideeruti Tallinnas Seemne tänaval, see töökoda on endiselt kenasti alles. Nüüd on aga uksed avatud ka uues kohas Tallinna külje all Jälgimäel. Seemne tänav on kõik 100% alles, et laagris on meil täiesti lisakoht, kus me pakume kõiki täpselt samu teenuseid, mis ka Seemne tänaval ehk Volkswagen, Audi, Seat, Škoda pluss siis Mercedes-Benz ja BMW on kõik oma muredega oodatud ja tegelikult ega me kedagi ära ei aja, kes tuleb ka näiteks Toyotaga, et kui on mure meile jõukohaselt lahendatav, siis me kindlasti teeme. See tähendab siis, et kaks maja annavad ka võimaluse hulka suuremat ju kliendibaasi teenindada ja autosid hooldada, remontida ja üle vaadata. Jah, põhimõtteliselt ongi korda 2, et kui meil Seemne tänaval on 10 tõstukit, siis laagris on meil 8 tõstukit. Mis on aga autohoolduse puhul täiesti uus suund, autosuvilate ehk siis kämperite hooldus. Näiteks saab erinevaid töid teha nende puhul lausa spetsiaalsel tõstukil, mis ka suhteliselt ainulaadne. Kui me Seemne tänavale kolisime, siis me ka alustasime matkaautodega, aga seal jäi meile kohe kitsaks ja siis me pidime kahjuks selle suuna lõpetama. Aga nüüd, kui meil laagriruumid olid käeulatuses, siis me nägime, et siin on meil suured uksed, palju parkimisruumi ja avar töökoda, et me võiks siin nendega jätkata. Ja tänu sellele sai soetatud 3 erilist tõstukit, mis on pikad ja suure tõstevõimega, lisaks siis teistsugused sillaregullipingid, et me saaks pakkuda matkaautodele ka kõiki teenuseid. Ehk olla matkaautodel nii-öelda täisteenindustöökoda, olenemata siis, kes on selle nii-öelda alusvankri ehk auto enda tootja või siis ükskõik, kes on elamuosa tootja. Matkaautode puhul tuleb eristada 2 asja. Üks on alusvanker sõiduki näol ja teine pealisehitis ehk see kõik, mida te mugavuse all naudite. Alusvankri toodab kas siis Mercedes, Ford, Volkswagen, MAN, Fiat ja sinna selle nii-öelda maja osa istutab peale keegi järgmine tootja. See tegelikult on teenus, mida Eestis ju väga vähe pakutakse, kuigi matkaautosid meil siin ikkagi müüakse ju pidevalt juurde ja juurde. Eks see on tulnud nii-öelda omas kogemuses ka, et olles eelnevalt matkaautodega kokku puutud, siis me teame, kuidas suhtutakse, kui matkaautodega minna näiteks kuhugi esindusse, selle alusauto esindusse, et matkaauto on kohmakas, ta vajab palju suuremat ruumi, ta on raske ja ta on tülikas teha. Et sellepärast me nagu nägimegi võimalust, et teha siin majas täisteenindustöökoda, kus me suudame nii-öelda piltlikult öeldes ära hooldada sõiduauto, mida tähendab alusautol ka näiteks kolvi ära vahetada, rattalaagri ära vahetada, mida iganes, ning et me suudaks hooldada ja remontida ka elamuosa. Lisaks pakuks ka elamuosadele keretöid. Just selliste lisateenuste võimalus on väga oluline. Samas on autohooldusel esindusõigused päris mitmele olulisele tootele selles maailmas. Me ei ole Euroopa mõisteski väga väike töökoda, kus me matkaautodele suudame pakkuda nii-öelda täisteenindust. Et siin osas ongi elamuosa. Elamuosas me siis hooldame, remondime kõiki elamuosa, kas siis keresid ja siseseadmeid. Ütleme nii, et see tehnika, mis on matkaauto elamuosas toodetud, on veel kolmandate tootjate poolt, näiteks Aldet, Truumad, Detfordid, Dometikud. Nende kõikide servicepartnerid ametlikud me Eestis ka oleme. Ehk siis, kui autol on peal Alde kütteseade, siis me suudame teha kõik hooldused, kõik garantiiremondid ja vahetada varuosad sellel kütteseadmel, olenemata auto vanusest, ostukohast, margist või mudelist. No, nendel autodel on peal reeglina ka väga paljudel väga spetsiifilisi seadmed, olgu nad siis gaasiseadmed või mingid muud sellised, mis nõuavad spetsiaalselt sertifitseeritud töökoja tegevust nende remontimisel, hooldamisel. On see teie juures ka võimalik? Jaa, kui me selle peale mõtlesime, siis vaatasime ringi, et kuidas tänased matkauto töökojad või esindused, kellel on olemas see litsents, siis suure nii-öelda üllatusena tuli, et tegelikult seda litsentsi on väga vähestel ja ütleme nii, et näiteks Saksamaal karavanparkides ei lastagi autot sisse, kui ei ole korra aastas tehtud gaasiseadmete kontrolli, mida meie suudame täitsa pakkuda. Sama kehtib ka matkaautode lisavarustuse kohta. Pole asju, mida võimalik saada ei oleks. Kõik, mis on teostatav, sellega me hakkama saame. Et lisavarustuse ongi palju, et inimene ostab matkaauto või on ta matkautot ostmas, siis ta tuleb meie juurest läbi, pühendame talle selle tunnikese, räägime läbi, mis lisavarustus siia autosse ja millisel kujul võiks panna, koostame nii-öelda projekti põhiselt hinnapakkumise ja siis juba läheb tööks. No see tähendab ikkagi seda praegu, kui me räägime ikkagi olukorras, kus suur hooaeg matkaautodel hakkab läbi saama ja vaadates teie täistuba, see tähendab seda, et praegu oleks ikkagi kõige õigem aeg oma matkabussiga tulla ja teha see korralik ülevaatus ja võimalikud vead
ära kõrvaldada. Loomulikult, aga talv ongi kõige parem aeg tegeleda selle autoga, mis seisab. Et meie suved on kahjuks 3 kuud ja kui nüüd suvel tulla ja tekib näiteks olukord, et meil on 6 aega järjekord, võib-olla Euroopa varuosade ladudes on varuosad ka ära ostetud, siis võib tekkida olukord, kus näiteks 2 kuud ei saagi me mitte midagi teha. Selle jaoks ongi kõige parem aeg, et praegu tulla, praegu saab keskelt läbi nädalaga saab auto töösse, jupid on käe ja lau ulatuses, saab kõik asjad ära teha. Uues majas on tehtud kõik selleks, et kliendid ennast mugavalt tunneks. On olemas klientidele, kes vajavad ka asendusautod. Seega kõige õigem aeg ka matkaautode ülevaatuseks. Mõelge selle peale kõik, kes te neid mugavaid sõidukeid kasutate.